I am grateful that we may gather together with Ma faithful women olen tänulik, et saame kokku tulla ustavate naistega nagu Liisa, kes on puhtad südamelt, armastavad issandat ja teenivad teda katsumustest hoolimata. Liisa lugu meenutab mulle, et peame üksteist armastama ja nägema üksteise hinge ilu. Päästja on õpetanud, pidage meeles, et hingede väärtus on Jumala silmis suur. Olgu me 8 või 108-aastased, igaüks meist on tema silmis kallis. Ta armastab meid. Me oleme Jumala tütred, me oleme õed Sionis. Meil on jumalik loomus ja igaühel meist on teha imeline töö. Suvel kohtusime ühe armsa noore naisterahvaga, kes on tütarde ema. Ta ütles mulle, et tema arvates vajavad meie noored naised eesmärki, midagi, mis aitab neil tunda, et nad on väärtuslikud. Ta teadis, et me võime avastada oma isikliku ja igavese väärtuse, kui tegutseme surelikkuses oma jumaliku eesmärgi kohaselt. Imeline koor on just laulnud sõnu, mis õpetavad meie eesmärgist. Proovile panekute ja katsumuste, isegi hirmu ja meeleheite ajal on meie süda vapper. Me oleme otsustanud teha oma osa. Oleme siin, et teenida õigemeelsel eesmärgil. Õed, sel põhjusel oleme me väärtuslikud. Meid vajatakse. Meie teenimise õigemeelne eesmärk on Kristuse eesmärk. See on päästmistöö. Issand on õpetanud. Minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus igavene elu. Meie oleme põhjus, miks Jeesus Kristus kannatas, veritses igast poorist ja andis täiuslikus armastuses oma elu. Tema eesmärgiks on head uudised, rõõmusõnumid, et ta tuli maailma, nimelt Jeesus, et ta löödaks risti maailma eest, kandma maailma pattusid ja pühitsema maailma ning puhastama seda kõigest õigemeelsusetusest, et tema kaudu saaksid päästetud kõik. Meie päästja on raja kätte juhatanud. Ma tunnistan, et kui me tema eeskuju järgime, armastame Jumalat ja teenime üksteist lahkelt ja kaastundega, võime seista puhtana, laitmatuna Jumala ees viimsel päeval. Me otsustame teenida issandat tema õigemeelsel eesmärgil, et võiksime saada isa ja pojaga üheks. Prohvet Mormon on julgelt kuulutanud, meil on selles savielamus olles töö teha, et võiksime võita kõige õigemeelsuse vaenlast ja puhata hinge Jumala kuningriigis. Kiriku algusaegade juhid ja teerajad pürgisid edasi kangelasliku julguse ja pühendunud ustavusega, et panna alus taastatud evangeeliumile ja ehitada templeid, kus saaks läbi viia ülendust toovaid talitusi. Tänapäeva teerajad, teie ja mina, pürgime samuti uses edasi, et näha vaeva inimhingede päästeks issanda Viinamäel. Ja nagu president Gordon B. Hinckley on õpetanud, kui suurejooneline saab olema tulevik, kui kõikvõimas jätkab oma hiilgavat tööd nende isetu teenimise kaudu, kelle südamed on täis armastust maailma lunastaja vastu. Me ühineme mineviku ja tänapäeva ustavate õdede ja pealekasvava põlvkonnaga päästmistöös. Me võtsime enne sündi vastu taevase isa plaani, mille kaudu tema lapsed võivad saada füüsilise keha ning maapealse kogemuse, et areneda täiuslikkuse poole ning saavutada lõpuks oma jumalik eesmärk igavese elu pärijatena. Vanem John A. Widtsoe on selgitanud seda surelikkusele eelnevas elus tehtud lepingut. Me nõustusime sel samal hetkel ja kohas mitte ainult olema iseenda päästjaks, vaid päästjaks kogu inimperele. Me astusime issandaga partnerlusse. Plaani väljatöötamisest ei saanud siis ainuüksi isa töö ja päästjatöö, vaid samuti meie töö. Meist vähim, anandlikem on partnerluses kõige väelisega igavese päästmisplaani elluviimises. Siin surelikkuses oleme taas teinud lepingu, et teenime päästjat päästmistöös. Pühades preesterluse talitustes osaledes tõotame, et teenime Jumalat kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust.
Me saame püha vaimu ja soovime, et meie püüdlusi juhiks tema õhutused. Õigemeelsus valgub maailma, kui mõistame, mida Jumal tahab, et me teeksime ja seejärel teeme seda. Ma tunnen üht algühingulast, kes ütles bussipeatuses seistes sõbrale: sa peaksid minuga kirikusse tulema ja Jeesusest õppima. Nägin, kuidas noorte naiste klassis ühendasid tüdrukud käed ja leppisid kokku, et teenivad üksteist ning seejärel teevad sobiliku plaani, kuidas aidata üht sõltuvuses olevat noort naist. Olen näinud, kuidas noored emad pühendavad kogu oma aja, anded ja energia, et õpetada evangeeliumi põhimõtteid ja olla eeskujuks, et nende lapsed võiksid seista Heelamani poegade sarnaselt vapralt ja ustavalt katsumustes, kiusatustes ja vastasseisus. Ehk oli minu jaoks kõige alandlikumaks muutev see, kui kuulsin, kuidas üks vallaline täiskasvanud õde kuulutas puhta tunnistuse entusiasmiga, et kõige tähtsam töö, mida me teha saame, on valmistuda abieluks ja perekonnaks. Kuigi tal sellega kogemust veel pole, teab ta, et päästmistöö keskmes on perekond. Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda. Me austame isa plaani ja ülistame Jumalat, kuid tugevdame ja muudame auväärsemaks neid uue ja igavikulise abielulepingu suhteid. Me otsustame elada puhast ja vooruslikku elu, nii et oleksime võimaluse saabudes valmis tegema issanda kojas püha lepingu ja sellest kinni pidama. Meie kõigi elus on erinevaid aegu ja aastaid. Me oleme issanda esindajad ja täidame tema ülesannet, olgu me koolis, tööl või kogukonnas, eriti aga kodus. Päästmistöös ei ole kohta võrdlemisel, kriitikal ega hukkamõistul. Pole tähtsust vanusel, kogemusel ega avalikkuse tunnustusel. See püha töö kätkeb endas seda, et meil on murtud süda, kahetsev vaim ja tahe kasutada oma jumalikke ande ja ainulaadseid oskusi, et teha issanda tööd talle meelepärasel viisil. See on alandlikkus langeda põlvili ja öelda: minu isa, mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Issanda jõuga suudame teha kõiki asju. Me otsime pidevalt tema juhatust palvetest, pühakirjadest ja püha vaimu sosistustest. Üks õde kirjutas väga raske ülesandega silmitsi seistes. Mõnikord ma mõtlen, kas kiriku algusaegade õed ei pannud meie sarnaselt õhtul pead padjale ega palunud: mida homne päev ka ei tooks, kas sa aitaksid mind selles? Seejärel kirjutas ta: üheks õnnistuseks on, et me oleme üksteise jaoks olemas ja teeme seda koos. Olgu meie olukord milline tahes, olgu me pääste poole viival teel kus tahes, meid liidab päästjale pühendumine. Me toetame üksteist teda teenides. Ehk olete hiljuti lugenud õde Ella Haskinsist, kes kutsuti 100-aastaselt aitama oma koguduse noori naisi programmiga Isiklik areng. Umbes 2 aastat hiljem 102-aastaselt sai õde Haskins noorte naiste neiupõlvetunnistuse. Tema saavutuse tähistamiseks kogunesid noored naised, koguduse ja vaia noorte naiste ja abiühingu juhatused ning tema pereliikmed. Ustava teenimise korral kaovad vanuselised, organisatsioonilised ja perekonnaseisuga seotud piirid. Noored nained avaldasid õde Haskinsile tänu tema õpetuste ja õigemeelse eeskuju eest. Nad tahavad olla tema sarnased. Küsisin hiljem õde Haskinsilt: kuidas sa seda tegid? Ta vastas kiiresti: ma teen iga päev meeleparandust. See õrn daam, kes on issanda vaimust nii tulmil, et hiilgab puhast valgust, tuletas mulle meelde, et selleks, et pühaduse ilus hiilata, seista koos päästjaga ja teisi õnnistada,
peame olema puhtad. Me võime saada puhtaks Kristuse armu läbi, kui keelame endale kõik jumalatu ja otsustame armastada Jumalat kõigest oma väest, meelest ja jõust. Apostel Paulus on õpetanud: põgene noore ja hirmude eest, taotle õigust, usku, armastust, rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest. Keegi meist pole täiuslik. Me kõik oleme teinud vigu. Kui me parandame meelt, et võiksime olla paremad ja meil oleks meeles Kristuse nime alati oma südames kirjas hoida. Kui teenime puhta südamega Issanda nimel, peegeldame päästja armastust ja anname teistele aimu, milline on taevas. Otsustagem teenida õigemeelsel eesmärgil nagu meie Issanda Jeesuse Kristuse vaprad saadikud. Hoidkem kokku ja liikugem laul südames edasi, elades evangeeliumi järgi, armastades Issandat ja ehitades tema kuningriiki. Ma tunnistan, et selles hiilgavas töös võime me tunda Jumala puhast armastust, leiame tõelist rõõmu ja meile saavad osaks kõik igaviku hiilgused. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.